tunni teema oli siis jätk eelmisele korrale, kus surun põlve läbi, püüan jala kinni ning tõmban ta diagonaalis maha, kasutades kraehaaret ja jalahaaret endale sülle, nii et tema tagumik jääb mu rinna peale. Vahetan jalad ning saan konksu, millega manipuleerida. Nüüd täiendavalt eelmisel korrale lõpetasime siis seekord banaanasplitiga. Selleks, et siit banaanaspliti saada, on ta mul liiga rinnal. Ma saan selle jalaga kohendada tema asendit nii, et ma saan jala võimalikult rinnale tõmmata. Nüüd mul tekib jõud selleks, et banaanasplit päriselt lõpetada. Teine täiendus oli käe ründamisele, kui ma toon teise põlve sisse, raiun läbi, libistan ette, tekib võimalus jalg kinni püüda, siis kui eelmisel korral me tõmbasime siit turvavööga selja taha ja ründasime kätt, siis seekord andis käe kinnipüüdmine võimaluse kätte saada see krae, et minna klokkšõuki. Juhul, kui ma ei saa althaaki, lähengi ma klokkšõuki ja ma võin pärast haarade saamist ta käe lahti lasta ning ma lõpetan klokkšõugi kägistusega. Juhul, kui ma sain selle käe kätte, ei ole mul mõtet ebakindlalt klokkšõuki teha, mis iga kord ei õnnestu, vaid ma lähen siis pigem tavalisse kägistusse, tulles althaagiga kukte taha ning võin rullida siis kägistusse, kus mul on pool Nelsoniga tema kägistus. Ehk väiksed täiendused eelmisele trennile. See on kõik.